Oleme jõudnud Atoomiumi kõrvale parki ja tänases saates tutvustame teile Belgia imeilusat loodust. Belgia on väike riik, mis piirneb madalmaade, Prantsusmaa, Saksamaa ja Luksemburgiga ning loodest Põhjamerega. Belgia pindala on 30 689 ruutkilomeetrit, millest pea kolmandik on kaetud metsaga. Suurim mets on Soonjani mets, mis asub Brüsseli lähistel. Mets kuulub tänu oma puutumata loodusele UNESCO maailmapärandis pöögimetsade võrgustikku. Lisaks tavalistele metsadele on Kesk-Belgias tuntud ka Hallerbos, mida kutsutakse siniseks metsaks. Selline huvitav nimetus tuleb unikaalsest nähtusest, kui kevadeti katab metsapõranda tihe sinililla vaip. Belgia asub parasvöötmelises kliimavöötmes. Ilmad on siin tavaliselt külmad ja vihmased. Vihmaseid päevi on lausa 200 tükki, mis tähendab, et poole rohkem kui Eestis. Temperatuur jääb talvel umbes 4 kraadi juurde ja päike on riigis haruldane. Suvel aga on temperatuur 20 kraadi ringis, kuid kahjuks ka siis ei ole palju päikest näha. Sellepärast kannatavad belglased pidevas D-vitamiini puuduses. Keskmiselt on päevas päikest vaid umbes 4 tundi. Belgia pinnamood on väga mitmekesine, peegeldades riigi rikkalikku geoloogilist ajalugu ja ilu. Belgia jaguneb 3 peamiseks geograafiliseks piirkonnaks. Madalatasandlikud põhjas, keskosa ning kõrgemad mäed lõunas. Põhja-Belgias asuvad Antwerpen ja Brüssel on head näited tihedalt asustatud piirkondadest. Seal leidub palju viljakaid tasandikke. Linnade lähistel on mitmeid põllumaid, kus kasvatatakse erinevaid köögi- ja teravilju. Kesk-Belgias leidub väiksemaid mägesid ja metsi, kus saab nautida kauneid maastikke ja külastada pikki matkaradu. Belgia lõunaosa, tuntud ka kui Trennid, on mägine piirkond, kus asuvad metsarikkad mäed ja kitsatorud, mille on vorminud kiiravoolulised jõed. Trennid on tuntud oma seikluste võimaluse poolest. Seal saab matkata kui ka suusatada. Belgia pinnamood on rikas arvukate jõgede ja järvedega. Kuulsaim jõgi kannab nime Maas, mis voolab läbi mitmete Euroopa riikide, sealhulgas Prantsusmaa, Belgia ja Madalmaade. See on oluline veetee kaubanduseks ja transpordiks. 925 kilomeetrini jõgi kulgeb läbi mitmete suurte linnade nagu Namur ja Antwerpen. Belgia loodus on koduks mitmekesisele loomastikule, mis kinnitab riigi rikkalikku loodust. Belgia loomastik on väärtuslik osa riigi loodusest ning kohalikud looduskaitsjad teevad aktiivselt tööd selle kaitsmiseks ja elukohtade säilitamiseks. Siinne loodus pakub avastamisrõõmu kõigile, olenemata vanusest. Üks levinumaid loomi on ka meile tuntud metssiga, kes rändab nii metsades kui maastikel. Samuti on Belgias levinud hirved, sealhulgas punahirved, kes elavad peamiselt Ardennide mägistes piirkondades. Lindudest on üks tuntumaid liike väike röövlind tuuletallaja, kes on ka Belgia rahvuslind. Tuuletallaja saab ära tunda tumedate täppide järgi, mis katavad tema pruunikat sulastikku. Lisaks on linnul ka iseäralikult pikk saba ja püstine kehahoiak. Teine oluline liik on kassikakk, suur öökull, kes elab nii metsades kui ka avatud maastikul. Ta on teada-tuntult öise eluviisiga ning väga tugeva jahivõimega lind. Nii nagu meil eestel kombeks ennast nimetada on, oleme ikka väga suured tantsulõvid. Nii on ka Belgias lõvidel ehk siis leopellikustel väga suur roll nende kuninglikes sümbolites ja heraldikes ehk siis vapiteaduses, mis loob inimestele ja kõigile teistele väga suure arusaama võimsusest, uhkusest ja väärikusest. Rahvuslill, punane moon, kaunistab Belgia maastikku oma erksate õitega mai ja juunikuu jooksul. Õisi kasutatakse sümbolina mälestamiseks ja leinamiseks. Sellepärast leiab neid sageli ka mälestusmärkidel. Belgia rahvusviljaks on õun, mille kasvatamine ja tarbimine on riigis traditsiooniline. Õunakasvatus, sealhulgas sortide nagu Belle de Boscop ja Jonah Gold on kohalike seas väga populaarne.
Belgia rahvuspuu on harilik jugapuu, tuntud oma kauni lehestiku ning pikaealisuse poolest. Jugapuu on oluline element Belgia looduses, sümboliseerides selle ilu ja mitmekesisust ning olles kodu paljudele linnuliikidele. Imekauneid vaateid pakuvad ka Flandria väljad Belgias. Väljad on kuulsad kaunite dekoratiivsete laugude ehk alliumite poolest, mis pakuvad kevadel ja suvel erilist silmailu. Nende erksad lillakad õied tõmbavad ligi mesilasi ja liblikaid, aidates kaasa kohaliku taimekatte mitmekesisusele ja tolmendamisele. Laugud õitsevad varakevades suveni ja pakuvad seega olulist nektarit ja õietolmu ajal, kui teised taimed alles tärkavad. Flandria piirkond Belgias, tuntud oma viljakate pinnaste ja pehme kliima poolest, pakub suurepäraseid tingimusi laugude kasvatamiseks. Eelkõige Fliiri ehk Lääne-Flandria ja Gent on tuntud linnad, kus aedades ja parkides kasvatatakse eri sorti laugusid, mis lisavad linnapilti, värvi ja erilisust. Belgias korraldatakse maailmakuulsaid lillefestivale, nagu Brüsseli lillevaip, mis toimub iga 2 aasta tagant ja katab linna peaväljaku uhke lillevaibaga. Gent on omakorda kuulus iga-aastase Floralia festivali poolest, kus eksponeeritakse tuhandeid erinevaid liike ja sorte. Belgia lillekasvatus keskendub ka säästlikule ja innovaatilisele tootmisele, ühendades kaasaegse tehnoloogia traditsioonidega, et toota keskkonnasõbralikult ilusaid ja vastupidavaid lilli. Siinkohal me tänase saate lõpetamegi ja nagu Mihkel Kärmasel kombeks öelda on, siis kohtume 10 minutit vähem kui 24 tunni pärast. Tšau!